Nii, täna, Mart, räägime teemal, mida me oleme natukene ka varem puudutanud eelnevates saadetes, aga inimest kui vaimukandjat. Me oleme rääkinud sellest, et kuidas vaim võib inimest mõjutada, aga tänane teema on siis justkui inimene, kes kannab ühte teatud vaimu. Võib-olla alusta sellest, kuidas üldse inimene võib saada vaimukandjaks? Inimene on igal juhul vaimukandja. Väga sageli on lihtsalt see, et ta ei tea, et ta kannab vaimu. Et ta kannab igal juhul mingit ideoloogiat, mingisugust vaimsust. Kui me räägime vaimsusest, siis see on meile kuidagi lihtsam aru saada. Aga vaimsuse taga on väga tihti või enamasti ongi vaim. Ja loomulikult me võime siin ka lolliks minna selle kõige teemaga. Hakata nüüd nii-öelda tonti otsima iga põõsa ja puu tagant. Aga selge on see, et maailm põhineb ideoloogiatel, maailmas seletuslikel nii-öelda narratiividel või siis nendel lugudel, mida siis inimestele pakutakse, mis on siis kas rohkem või vähem tõesed. Ja nende kõigi taga on mingisugune konkreetne vaimsus, mis ajab oma liini ja ajab oma asja nii-öelda. Sest et need asjad, mida maailmas õigeks peetakse ja õigetena inimestele serveeritakse, need on muutuvad, need ajas muutuvad. Ja me võime konkreetselt öelda, näiteks kas või võrdleme, millised tõed, uskumused ja heaks kiitmised ja halvaks panemised on meil täna Eesti Vabariigis 2012 ja võrdleme neid sellega, mis oli näiteks aastal 80, kui oli olümpia siin Tallinna linnas ja kui me olime rõõmsasti Vene riigi koosseisus. Et siit, kui me kas või neid kaks aja niisugust nagu lõiget paneme kõrvuti, siis me otsekohe näeme ära, et ei ole mitte mingit võimalust öelda, et vaimsed asjad ei ole nende asjade taga. Et see on täiesti teine vaimsus, see on teine agenda ja see on teine ideoloogia. Ideoloogia kannabki tegelikult, ta väljendab vaimu neid nagu ambitsioone, mida ta tahab kehtestada. Ta võimaldab neil tulla või siis ja teistel asjadel mitte tulla. Ja ütleme, kui me vaatame, mida Piibel ütleb selle kohta, siis Piibel ütlebki, et inimene ongi loodud kandma vaimu enda sees. Ja ta on loodud esindama Jumalat. Ta on loodud olema Jumala jaoks valitseja, ehkki siis mitte suverääni, vaid asevalitseja seisundisse. Aga ometi väga suure vabadusega asevalitsejaks. Asevalitseja selles mõttes, et ta on oma tahtes ja otsustes ja kujunduses ja kõiges vaba, aga selle kõige kandev ideoloogia või vaimsus peab olema õnnistus, headus, nii-öelda üles tõstmine, lahti laskmine. Et see, mis on loodud ja see, mis saab loodud ja saab kujundatud, kannaks endast seda headuse, õnnistuse ja vabaduse hingust ja vaimsust. See on täiesti konkreetne agenda. Aga siis on olemas ka sellised vaimud, mis nagu täiesti vastupidiseid asju teevad. Me mäletame kommunismi aegadest, kui inimesed tulid siia väljast sisse, tulid siit samast üle mere laevadelt ja ütlesid, et kui nad riigi piiri ületasid, siis nad tundsid rõhumist. Nad tundsid, kuidas nad tulid surve alla. Ja me kõik mäletame seda. Jutt oli küll rahvaste sõprus ja vendlus ja vabadus ja kõik muud niisugused asjad, aga selle vaimu tegelik eesmärk, mis selle taga oli domineerimine, hävitamine, purustamine, lagastamine, laastamine. Et see oli nagu inimvaenulik, inimvihkajalik vaim. Ja ta ei hoolinud inimestest, ei siin maal ega teisel maal ega kuskil mujal. Ja samasugused selle vaimu teod igal pool, kuhu ta on läinud, ütleme, kui me räägime kommunismi vaimust kui sellisest, siis me näeme, et ta on igal pool tekitanud diktatuuri, metsikud, genotsiidid, verevalamised, igasugused muud sellised asjad, rõhumine ja niisugune äärmine vaesus, paljaks röövimine, laastamine, hävitamine ja siis üks mingi pisikene kitsas eliidikene elab siis selle otsas, selle püramiidi tipus ja siis nagu kuidagi valitseb seal või siis nendel on siis natukene inimväärsam elu kui teisel. Ja kõige huvitavam on see, et inimesed ise nagu selle sisse minnes ei pane teki tähele. Nad nagu ei saa aru, mis nendega tegelikult toimub. Nad usuvad, et see on kõik ajutine, kohe tuleb paradiis. Ja nüüd, kui sa nüüd võrdled seda sellega, mis me täna on, siis ausalt öeldes, ütleme, meetodid on peenemad, aga
ja ütleme, lähenemised on teistsugused, aga agendad on ikkagi väga huvitavad, kui sa mõtled, mis see lõppeesmärk siis on. See on huvitav, et piibel ütleb niimoodi, et on olemas Jumala mehed ja on olemas ka pimeduse mehed nii-öelda. Ja on olemas valguse inimesed ja on olemas pimeduse inimesed. On olemas need, kes on nii-öelda Jumala jaoks need vili, keda ta tahab siit maalt saada. Need inimesed, kes ongi sellised, nagu nad peavad olema, kes täidavad tema eesmärki, kannavad tema vaimsust, räägivad tema sõnu, teevad tema tegusid. Ja see on see, mida Kristus tahtis siit saada, et neid inimesi oleks rohkem, et tema vaim saakski valatud inimeste peale, et see võiks muutuda valdavaks siin maailmas. Sest sellepärast ta tuligi, sest Galaate kiri ütleb, et Kristus sai needuseks, sai neetuks meie eest, et meie ei oleks neetud enam ja et Jumala vaim võiks tulla kõigi inimeste peale, kes temast usuvad. Et selles mõttes inimene kui vaimukandja on täiesti olemas. Ja selle tõttu ka, kui me räägime näiteks poliitikast või ärist, siis on täiesti võimatu öelda, et seal need reeglid nagu ei kehtiks. Absoluutselt. Iga inimene esindab mingisugust vaimsust. No võtame täna näiteks väga populaarse teema. Meil on ju väga pikki aegu räägitud tolerantsist, eks ole. Aga vaata, mis selle mõiste taga on, see on tegelikult äärmine sallimatus. See on tegelikult uute rõhuasetuste sissetoomine ja terav sallimatus kõige selle vastu, mis sellega just otsekohe nõus ei ole. Et see tegelikult ei ole tolerants, see on lihtsalt mõistetel on nihestatud sisu ja selle varjus toimib üks muu agenda. Jumala sõna ütleb selle kohta, et tõde komistab uulitsal või komistab tänaval, otsekohesus ei saa sisse tulla. Ja ta ütleb ka, piibel ütleb väga selgelt, et see on konkreetselt vaimutöö. See on ühe konkreetse vaimutöö. Ja piibel räägib Taaveti laulus number 2 sellest väga selgesti ja ütleb, et on maailma kuningad on kokku kogunenud ja pidanud nõu ja selle nõupidamise suunitlus on Jehova vastu ehk Jumala vastu siis ja tema võitu vastu ehk siis Kristuse vastu. Ja nende otsus ja see agenda on see, et viskame välja nende seadused, viskame välja nende reeglid, heidame endalt nende ahelad ja kisume katki nende köied. Ja see on nüüd see, mille kohta me ütleme, et see on Jumala vastane, see on Kristuse vastane, piibel ütleb, see on antikristlik. See on antikristlik asi. Ja me oleme täna tunnistajaks sellele, kuidas see vaim kasvab, tõuseb ja üha avalikumalt näitab ennast sellena, kes ta tegelikult on. Too mõni näide konkreetselt, kui tegemist ei ole Jumala vaimu kandjaga või Jumala vaimuga konkreetselt inimese peal. Jumala vaimul on alati väga konkreetsed ja selged seisukohad ja peale kõige muu need seisukohad ei ole muutuvad. Nad on praktiliselt ühed ja samasugused ja nende põhimõtted on läbivalt, läbi aastatuhandete kõik ühed. Nüüd, kui tuleb uus ideoloogia, mis ütleb, et tegelikult ei olegi üldse mingit objektiivset tõde või normi olemas. Et sul on oma tõde, mul on oma tõde, sul on triibuline, mul on sinine, tal on roosa. Et igaühel on oma tõde. Kõik on suhteline, mitte midagi objektiivset ei olegi. Ja loomulikult ei ole muidugi Jumalat ja need, kes üldse arvavad Jumala tõdedest midagi, need on lihtsalt täitsa umbes psühhiaatriahaigla kandidaadid umbes niimoodi. Järgmiseks tuleb esile näiteks tohutu niisugune tolerantsi kampaania, kus ütlevad, et kõik me peame ikka sallima teistsuguseid ja nii edasi. Ja siis tulevad mõni aeg hiljem teistsugused, kes on teravalt vastandunud, sõnaliselt vastandunud ennast kõigele, mida Jumal on oma normides öelnud ja ütlevad, et vot ei, täpselt vastupidi on õige. See on cool, see on lahe, vot nii on õige. Ja see, kes arvab, et nii nagu Jumal ütles on, et see vend on, ta on ajast arust, ta on stagnant, ta on progressivaenlane, ta on see, teine, kolmas ja neljas. Ilmselt veel hullem, et ta on äärmuslane. No ta on äärmuslane, ta on fundamentalist, täna on väga hea, sükene tore, ta on fundamentalist näiteks, siis saab juba kohe peaaegu, et pommivöö ka külge klööpida inimesele ja muud sellised asjad. Nii et sul piisab lihtsalt olla konservatiiv. Öelda, et teate, et ma arvan, et ikkagi perekond on oluline. Ja ma arvan, et ja kõik need muud väärtused, mis ajaloo jooksul... Et tõde on igavene. Tõde on olemas, reaalselt on olemas tõesed ja valesed asjad. Matemaatika on ikkagi tõene ja valene ja ühesõnaga, kas ta on objektiivselt olemas. Et see väide iseenesest, et ei ole olemas mingit objektiivset tõde, eeldab usku, et see väide on tõde. Nagu absoluutset tõde. Et see väide ise on absoluutne tõde. Ta on ise enda vastane juba, ta sööb ise ennast sabast, aga see ei häiri neid ütlejad. Ja niimoodi tulevad ka asjad sisse. Et nad tulevad ikka tavaliselt ikka hea ja progressi ja arengu sildi all. Ja need ei ole
asjad, mis inimeste endi sees tuleksid niimoodi, et massiliselt ühiskond äkki hakkaks niimoodi mõtlema, vaid need on asjad, mida terve meedia jõuga pommitatakse nädalate, kuude, päevade, kõigi kaupa. Kokkuvõtlikult võime öelda, et selle agenda taga on antikristuse vaim. Jah, see on Kristuse vastane vaim, hästi konkreetselt, ja see on huvitav, et piibel on selle kirja pannud juba mitu tuhat aastat tagasi, ammu enne Kristuse tulekut juba. See on väga vana kirjutis ja selles mõttes mitte midagi uut ei ole päike seal, seda ütleb Salomon juba, et kõik on juba olnud. Aga me peame lihtsalt vaatama viljade järgi, et kes annab ennast kelle käsutusse, kes mida etendab. Sest me võime olla näiteks, me räägime Jumalast hästi palju, aga millist Jumalat me nagu esindame, millised väärtused tegelikult tulevad meie läbi esile, mida me inimestele pakume, mis jääb pärast meid järele, missugune õhkkond on. Millised asjad meie loodud õhkkonnas on kerged ja head teha ja mis on võimatud või rasked teha. Et selle järgi saab väga täpselt paika panna, kes on kes ja mis on mis. Et ma arvan, et see on mitte niivõrd nii-öelda millekski sildistamiseks mõeldud, aga see on mõeldud nagu analüüsiks. Et me saaksime aru, kus me oleme, mis meie ümber toimub. Et see ei ole lihtsalt mitte mingi poliitiliste või ühiskondlike või filosoofiliste ideede omavaheline niisugune interaktsioon või niisugune võitlus või vastasmõju. Et see ei ole nii. Et siin on palju tõsisemad asjad mängus. Siin ei käi mäng ühe väikese territooriumi peale, vaid siin käib terve maailma peale. Sest ärgem unustagem ühte asja. Kristus ütles väga selgesti, et ta tuleb ja võtab pimeduse ehk kuradi käest ära terve planeedi. Kõige täiega. Absoluutselt. Ta jättes Pilaatuse ees seista, et täna ei ole minu kuningriik veel siit maailmast. Aga ta ei öelnud, et see ei saa kunagi nii olema. Ja Ilmutuse raamat räägib meile väga selgesti, et saab olema niimoodi, et Kristus on füüsiliselt siin maailmas kuningas. Ja ta hävitab ja alistab kõik talle vastupanevad võimud. Et see võitlus on väga reaalne, hästi reaalne. Ja seda ei saa pelgalt taandada, aga Kristust ei saa ja kristlust ei saa pelgalt taandada niisuguseks haledaks, hambutuks, pelgalt niisuguseks sallivuse armastuse õpetuseks. Et see päris nii ei ole. Et Kristusel olid väga selged pointid, ta ütles, seda ma armastan, seda ma ei armasta, seda ma ei salli, seda ma ei talu ja need pointid on täpselt üheselt sellega, mida ütleb seadus, vana seadus kaasa arvatud. Et see asi on väga selge ja täna on nagu kombeks ka hämada, et kes võib seda Jumala tahtmist teada, et kes võiks seda teada, mis talle meeldib või mis talle ei meeldi või mida tema arvab. Vastus on see, et see on ammu kirja pandud aastatuhandeid, aastasadu tagasi ja see on täpselt ühes joones kogu see asi. Et seda on väga võimalik teada saada ja seda on vaja tahta teada. Mida sa ütleksid inimestele, kes tahavad saada valguse ehk siis Jumala vaimu kandjateks? No esimene, mida tuleb teha selleks, on lahutada ennast pimedusest. Vastandada ennast pimedusele, öelda lahti pimedusest. Öelda lahti kõigest, mis on pimedus, kas avalikult, salaja, oma isiklikus elus, oma mõtetes, oma sisemises, absoluutselt kõiges. Ja see tähendab ka loobumist pimeduse privileegidest, seisundist, mida pimeduse asjas osalemine on sulle toonud või andnud või pakkunud. Ja see tähendab enda haavatavaks tegemist, aga see tähendab seda, et see inimene pühendab oma elu kõige selle tegemisele, mis on hea, mis on õige, Jumala arvates hea ja Jumala arvates õige, mis on püha, mis on puhas, mis on armastus, mis on halastus. Need on väga selged mõisted. Ja selles mõttes Jumala sõna on siin ka täiesti ühemõtteline. Jeesus on tähendamissõnades väga selgesti paika pannud, mismoodi näeb välja Jumala kuningriik ja kes on ligimene ja mismoodi need headuse viljad välja näevad. Et see on väga selgesti paigas. Et see ei tähenda kindlasti maru usklikuks hakkamist, aga see tähendab tõe eest üles tõusmist, see tähendab tõe rääkimist iseendale ja ka teistele. Et see tähendab valest loobumist kõigil tasanditel. Kas sa ütled, et siis iga inimene võib olla valguse vaimu kandja? Kui inimene tuleb ja alistub Jumalale ja ütleb lahti pimedusest, siis Jumal tõstab ta pimeduse kuningriigist ümber oma armsa poja kuningriiki. Niimoodi ütleb Jumala sõna Kolossa kirjas. Ta on vabastanud meid pimeduse võimu alt ja ümber asetanud meid oma armsa poja kuningriiki. Ja temale hakkab kehtima Jumala kaitse, Jumala ettehooldus, Jumala varustus, Jumala õpetus. No see, kuidas ta ise õpetab, avardab inimest, annab talle arusaamist ja mõistmist ja kõike muud. Kõik see hakkab tegutsema, ühesõnaga ta läheb teise riigi mõju all. Aga see tähendab, et ta automaatselt vastandub sellele, mis tema ümber on seni olnud.
ja see tähendab, et tema senised sõbrad ei saa enam aru temast. Tundub, et ta on nagu võõras nende keskel, ta ei leia enam nendega ühist osadust, nagu sisemist osadust või klappi. Nad on toredad inimesed, aga nad miski on nagu nende vahele tulnud, ta ei saa aru, mis asi see on. Ja see lõhe ainult suureneb. Ja see ei tähenda, et inimene on muutunud ühiskonnast tagasi tõmbunud, ta ei osale enam mitte kuskil või et ta on täielik erak või midagi nii. Üldse mitte, absoluutselt, üldse mitte. Pigem vastupidi isegi. Et see ei eelda, et inimene jätab oma töö, see ei eelda, et inimene jätab oma karjääri või kõik muu. No kui ta palgamõrvar on, siis ta ei saa karjääri jätkata, aga ütleme aga muud kõik asjad, mis on normaalsed asjad, ei ole mingit põhjust ümber mõelda. Aga väga sageli juhtub nii, et inimese endised sõbrad ei tule tema uude ellu enam kaasa. Sest et see vaimsus on täiesti teistsugune. Need vaimud ei lepi kokku. Ja sellepärast on ka maailmas palju selliseid poliitilisi konflikte, mida üritatakse lahendada läbirääkimiste ja kompromissidega, aga selle asja sügavam sisu väga tihti on see, et seal on kaks vaimu. Selle asja taga on kaks vaimu, mis vihkavad üksteist ja need ei lepi mitte iialgi, mitte kunagi kokku. Ja seni, kui üks ei ole lõplikult võitnud, see konflikt ei lõpe. Mitte iialgi. Et selles mõttes need asjad neid tuleb teada. Muidu me ei oska mõista seda, mis maailmas tegelikult toimub. Me võime ütelda, et me elame võitluse maal. Me elame lahinguväljal, sõna otseses mõttes. Ja meie ise oleme lahingu objekt selles mõttes. Inimene ongi see, et kui palju inimesi satub siia poole, selle võimu alla, selle kuningriigi alla, selle maailma vürsti võimu alla nii-öelda. Ja siis kui palju läheb Jumala alla. Kes tahavad siis Jumala alla. Ja Jumal on selles sallinud niimoodi, et me oleme selles maailmas kurjuse surve all. Ja kurjuse surve all peame otsustama ja tahtma valida valguse, hoolimata sellest, et see on meile raske, see on vastuvoolu ujumist tähendab ja see on jõupingutusi ja raskeid aegu tähendab ja kõike muid niisuguseid asju. Ja see on ühtlasi ka mingil viisil kindlustamaks seda, et tulevikus, kui see surve on kadunud, kurjuse surve on kadunud, siis inimene ei lähe enam mitte kunagi torkima kurjust. Nii nagu Aadam ja Eeva läksid ja alistusid mao jutule ja lahkusid Jumalast ja kummardasid kurjust. Ja tänu sellele, millele see maailma pimedusse sööstunud. Et seda enam iialgi ei juhtuks. Et Jumal võtab nüüd need, kes tahavad teda ja kes tahavad tema asju, need nad peavad selle kurjuse surve all valima uuesti. See on millegi pärast nii tehtud.